Tere kõigile! Mina olen taas kord Martin ühenduses festivali tiimist ja ma olen siin täna koos Jeanettiga. Jeanettiga ja Jeanett on meil ka ühenduses festivalile üles astumas. Jeanett teeb meil sellist ägedat töötuba, mille nimi on ühenduses eluga. Sellest nagu väga täpselt ei räägi veel, mis ta seal teeb, et see jääb natukene saladuseks, aga see saab väga põnev tulema kindlasti, võin omast kogemusest öelda, et võib-olla põgusalt võikski tutvustada, et mis sa muidu teed igapäevaselt üldse, et mis see maagia on, mida sa lood ja millest ma siin olen ka osa saanud ja võin ka hea meelega enda kogemust jagada. Ma igapäevaselt siis toetan inimeste arengut ja just selles mõttes, et kuidas me saame muutusesse minna ja kuidas muutustega toime tulla. Ja kuidas üldse nagu integreerida kõiki oma teadmisi ja oskuseid siia ellu, et me oleksime tõesti ühenduses nii iseendaga kui ka selle reaalse eluga, mida me oleme tulnud siia ellu kogema. Peene nimega on see coaching, aga tegelikult nagu sa nimetasid, on see palju suurem maagia, mida ma tegelikult teen. Näit coachingu alt tegutsen. Lisaks siis sellele, et ma toetan üks ühele inimesi, siis ma teen ka koolitusi ja erinevad workshop'e. Ja kui te tulete sinna ühendusel festivalile ja minu töötuppa, ma võtan küll kaasa ka pastakat ja paberit, aga kui sul on omal oluline märkmik, et siis ma soovitan seda kindlasti kaasa võtta, sest et minu töötoad on hästi praktilised ja sa lähed kindlasti sealt ära uute märkamiste ja taipamistega. Ja neid on hästi hea üles kirjutada, et ma loon selle ruumi, kus sa saad iseendast aru ja mõistad iseennast, mis muutust sa vajad või kuidas selle muutusega toime tulla, mis su elus hetkel toimub. Ja mina olengi nüüd siin Jeanettiga natukene ka mõnda aega koostööd teinud ja see on tõesti imeline, kuidas ta suudab nagu tuua selle vaimse, spirituaalse ja samal ajal praktilise, materiaalse nagu omavahel kokku ja nagu ära siduda, eks ju. Et kõik tihti inimestel, kes me teeme sellist vaimset sisemist tööd iseendaga, hästi lihtne on nagu ära kaduda sinna, et ma nüüd keskendungi sellele vaimsele ja võib-olla siis vahepeal jäävadki nagu tähelepanuta mingisugused väga praktilised ja materiaalsed küsimused. Mulle väga nagu meeldib, kuidas Jeanett suudab nagu need varjukohad tuua päevavalgele ja samal ajal nüüd näidata praktilisi samme, mida siis nagu võiks ette võtta ja tuua välja ka need vaimsema poole pealt siis need siuksed haavad ja mingid valukohad, mille tõttu me ei tee neid samme enda elus. Et see on nagu imeline tõesti, ma olen väga nagu positiivse nagu kogemuse saanud Jeanettiga. Ja täna no, nagu sa ütlesid juba ka, eks ju, et muutused, võikski natukene rääkida muutustest siis üldse, et osad muutused, nagu sa ütlesid, tulevad meie ellu, lihtsalt tulevad ja siis me peame nendega hakkama saama. Osasid muutusi me soovime ja kutsume iseenda ellu ja et mis need muutused siis üldse on ja kuidas nendega toime tulla, kuidas tulla toime muutustega, mis lihtsalt tulevad meie ellu ja kuidas teisest küljest siis ise soovitud muutusi enda elus nagu paremini läbi viia. Kas oli piisav küsimus? oli piisav küsimus, et aitäh selle peegeldusest kõigepealt, mis sa mu tööle annad, et seda ongi hästi raske sõnadesse panna ja see üks sõna ehk coaching tegelikult ei näita seda ära, mis selle taga on. Ja kuidas see teatud inimene siis selle coachinguga koostööd teeb või siis nagu või coachiga ja seda maagiat ongi keeruline nagu näidata, sest me kõiki oleme erinevate lugudega, erinevates muutumistes pidevalt. Et näha, et mõnikord on jällegi vaja tuua just sealt nagu materiaalsest inimesest tunnetama iseennast rohkem, et ühenduses, et kui oled nagu teekonnal ja oled kaotanud ühenduse iseendaga, siis tegelikult see ongi keerulisem ka muutustega toime tulla. Ja ka selle materiaalse või praktilise eluga nagu ühendust saada nagu. Ja teistpidi on see, et absoluutselt kõikide asjade taga nagu meie elus on mina ise,
nagu nii keha, vaimu kui hingega. Ja kui mul ei ole seda ühendust, siis ma ei saa mitte midagi elus teha, ehk siis need kaks, nii praktiline kui vaimne, peavad käima käsikäes. Ja oleme seal justkui nagu otsime seda tasakaalu, aga tegelikult seda tasakaalu on ju pidevalt see, et me oleme ühele poole kaldus ja teise poole kaldus. Aga selle küsimuse juurde tulles, et mis need muutused on, et ongi elus tulevad ette muutused, mida me niivõrd ei planeeri, võib-olla me aeg-ajalt tajume seda, et midagi on toimumas, midagi on tulemas, aga me ei võta selle jaoks mitte midagi ette. Ja kui need juhtuvad, siis me peamegi sellega toime tulema ja kuidas sellega toime tulla, ehk siis kuidas me teatud nagu sõnastuses võib-olla kriisiolukorras enda elus nagu toime tuleme, mida me siis tegema hakkame, kuidas me reageerima hakkame, et kas me hakkame läbi südame nagu tegutsema või hakkab siin meil mingisugune väikene ahviken ütlema, kes kuhu suunas, mida me peame tegema, kas me lähme nagu mingi automaatpiloodi peale ja reageerime asjadest üle, ilma et me tegelikult tuleme iseendasse, võtame nagu ühenduse iseendaga, vaatame läbi, mis on meie hetke vajadused ja siis alles hakata vaatama, kuidas selle muutusega toime tulla, mis on meile siis elu toonud nagu. Ja üsna tihti tegelikult need muutused on meil endal soovitud. Et olenemata sellest, kas need on positiivsed või siis nagu mitte nii positiivselt, siis me tegelikult sisimus oleme soovinud varasemalt suure tõenäosusega seda muutust enda ellu. Või siis on mingi hinge sügavam soov, mida võib-olla ei teadvustagi endale. Et ego tahab jubedalt vastu võidelda, aga tegelikult sügaval sisimas mingi see osa teab täpselt, mida meil on vaja ja tagantjärgi me enamasti oleme alati väga tänulikud nende muutuste eest. Just, et siis kui minul mingid pöördkäigud elus on või siis kui kellelgi tuleb ka teatega, et ma nüüd, ma ei tea, lahkusin töö juurest ootamatult, siis minul on viimasel ajal ma õnnitlen inimesi nende asjade puhul nagu, et nad saaks aru, et nüüd on võimalus uuesti valida nagu ja tegelikult sa oodad seda hetkel. Aga need teised muutused on need, mida me saame ise luua, ehk siis see teadlikkus iseendast, nagu mis on see tegelik, see soov, mida ma päriselt tahan ellu luua. Et me tihti ju unistame, me transformeerime, loome nagu kõike justkui oma ellu nagu, aga kas me nagu oleme samaaegselt nagu päriselt ühenduses iseendaga selle soovide loomisel. Ja teine koht, mida ma olen tähele pannud, on see, et me loome teatud visiooni ja me ootame, et see nüüd samamoodi siin diivani peal ja et ootame siis, et kust poolt ta tuleb, et kas sealtpoolt või sealtpoolt nagu. Ja me ei lähe nagu selle nagu elus, nagu füüsilises elus, me ei hakka nagu vastu samme tegema selleks, et see visioon saaks nagu realiseeruda meie ellu. Ja just selle punktina ka, et meie peame, mida ma olen nagu enda visioonide puhul märganud, see, et mõnikord nagu mõni visioon on nagu nii äge, et ma tahaks seda kohe nüüd praegu saada. Ja ma ei saa seda ja siis ma olen nagu siuke kärsitu, naisena ikka oled kärsitu, et ma tahan nüüd kohe ja praegu ja siis ma saan aru, et ma pean selle visiooni lahti laskma ja kui ma olen ta lahti lasknud, siis ma luban ennast arengusse tegelikult. Ehk ma luban iseennast muutusesse ja siis, kui ma olen muutunud ära, siis see visioon tuleb ise mu ellu. Ehk siis ma olen teinud nagu, ma olen kasvanud enda visiooni vääriliseks. Ja see väga resoneerub. Ehk need muutused, sa saadki neid muutuseid teadlikult juhtima hakata, kui sa hakkad ise ennast juhtima. Ehk sa hakkad ise enda elu juhtima. Et siis on kõik muutused, mis sul tulevad, on need keerulised või raskemad, siis tegelikult tervitad neid nagu, et olenemata sellest, et kas tõesti oled mõnikord emotsionaalselt nagu tõesti põrandal maas ja mõtled, et milleks seda kõike vaja on. Aga siis, kui sa lubad sellel kõigel juhtuda ja oled selles usalduses, et siis saab maagia juhtuma hakata. Aga kuidas sinna jõuda, et siis oleksid sellel hetkel usalduses, kui need muutused on nii suured ja tugevad ja hoomamatud. Jah, vahel on ikka jube raske usaldada, et kõik, mis toimub, et see on nüüd nagu kõrgemaks hüvanguks on ju ja et see on tegelikult ka lõpuks minule parim, et vahel nagu väga tahaks lihtsalt välja kõigest, mis parasjagu toimub ja mingeid mustvalgeid vastuseid ja siis, kui jälle omast kogemust räägin, kui ma jälle siis nagu rahunen maha, ühendun iseendaga, siis ma saan aru, et võtad tagasi oma väe. Võtan oma väe tagasi ja ma saan aru, et tegelikult on täpselt kõik asjad nii, nagu nad peavad, ja et ma lõdvestuksin ka sellesse teadmatusesse. Aga üks asi, mis mind veel väga kõnetas, eks ju, et kui sa rääkisid sellest manifesteerimisest, et kuidas
peame tegema ka neid samme elule vastu, et elu saaks siis omalt poolt selle manifestatsiooni meieni tuua. Mulle hästi meeldib enda jaoks mõelda nagu kätel seisu analoogia pealt, et ma võin ju lõputult visualiseerida, kuidas ma seisan ükspäev selle ühe käe peal. Aga kui ma ei pane sinna sisse neid praktilisi harjutamistunde aastaid, siis ma kunagi ei hakka selle ühe käe peal seisma. Et see on nagu selline hea nagu analoogia, mida mul meeldib endale meelde tuletada, kui ma vahel mingites muudes eluvaldkondades nagu just kui siis ei tee piisavalt praktilisi samme, ma nagu tuletan meelde, et käte peal seisu ma ju harjutan püsivalt, et samamoodi siis ka harjutada või teha elus ka neid teisi asju. Ja võib-olla siit mul tulebki see küsimus, et mida ma nagu enda kogemusest tunnen, mille kallal me oleme sinuga siin töötanud ka, et vahel on see koht, et ma nagu tean, kuhu suunas ma soovin liikuda, aga ma ei leia nagu endas seda ressurssi, et mingisuguse siis soovitud energia pealt teha mingeid samme. Ja on see tunne, et ma saan nagu mingeid samme teha ainult nagu mingisuguse kandva või väestatud energia koha pealt. Ja kui ma siis parasjagu istun mingisuguses teises energias, siis nagu väga raske on mingeid samme teha. Ma kujutan ette, et see võib tegelikult paljudel inimestel olla nagu sarnane sisemine protsess, et näiteks nad käivad kuskil workshopil, mingil üritusel, nad saavad selle meeletu inspiratsioonipaugu, tunnevad, et ma olen nüüd kõik võimas. Kui ma nüüd lihtsalt teeks niimoodi, siis ma saavutaksin igasugused eesmärgid ja muudaksin oma elu. Aga siis jälle jõuab kohale see vana tuttav selline igapäeva seisund ja sealt on siis nagu hästi raske mingeid muutusi läbi viia. Kuidas inimesed saaksid hakata liikuma sellesse nagu olemisse, kust need soovitud tegevused tulevad juba palju loomulikumalt? See on hästi hea koht, mis sa välja tõid, et nii nagu sa alguses ka rääkisid, et me oleme enesearengu teekonnal oleme ja siis me justkui jääme ootama pidevalt nagu väljapoolt seda taju, seda energiat, seda inspiratsiooni ja me tegelikult sellel hetkel anname ära vastutuse. Me anname ära vastutuse selle eest, et tegelikult meie sees on olemas, meie sees on absoluutselt kõik olemas ja kui me hakkame ootama seda väljapoolt pidevalt, siis me ju ei võta vastutust selle eest, et me liiguksime päriselt selle elu suunas, mida me päriselt tahame enda ellu luua. Ja kui sa tuledki sellest ägedalt, kas või sellelt festivalilt, kui lähed koju peale seda mõnus energia on, et kuidas seda kõike siis nagu integreerida endale ellu, siis on tegelikult hästi suur ja oluline see, et sa teed endale nagu tegevussammud, mida hästi tihti jäetakse tegemata. Et sa lähed selle õhina põhisuse pealt, sest sul on nii mõnus, sul on nii hea, sul on see tugev energia, sul on see tugev nagu ühendus iseendaga, sa usud iseendasse, et ma olen kõigeks võimeline ja oledki Superman ja kõiges, või Superwoman ja sa lammutadki ja sa tead, et sa oled kõigest võimeline, aga siis sa kohtudki selle reaalse ja praktilise maailmaga, kus ongi see, et sul ei ole selle reaalse eluga võib-olla ühendus, sest sul on nii tugev ühendus selle kogu selle kõrge universumi iseendaga ja kogu selle kogukonnaga, kes su ümber on. Aga selle jaoks ongi vaja luua meil ühendus selle päris eluga, kus me täna kogeme inimestena seda. Ja selle jaoks, et seda ühendust nagu luua, on sul vaja nagu järjepideva kindla nagu plaani. Et me unustame hästi tihti selle plaani tegemata. Samamoodi nagu tõid selle kätteseisu nagu analoogi siia, siis tegelikult on see, et sa ju teed järjepidevalt tööd selle nimel. Ja need muutused võtavad ka aega, mida me hästi tihti ära unustame, et see nagu sisemine muutus, mis meil toimus võib-olla kuskil üritusel või mingi moment tekib, siis see mõnikord on hästi kiiresti toimuvad muutused, hästi kiiresti toimuvad kogu kogukonnas võivad või sul perekonnasuhetes võivad toimuda väga kiiresti muutused, mis on sinu sees nagu oled mingi väikse kliki ära muutnud nagu, aga suuremad muutused võtavad aega ja see võib tuua ka analoogi nagu suure, ma ei tea, rahtilaevaga, mis oli meil siin kinni, et selleks, et ta nagu liikuma uuesti saada või näiteks selle laeva suunda muutma hakata, siis see võtab aega, ta läheb vaikselt ja seal peabki jälle see usaldus olema, et sa õigel oma teekonnal, et sa oled seal, et sa ei läheks, hakkaks siin vahepeal, et kas on ikka see ja siis hakkad tagasi minema, et sa läheks sinna tormi sisse. Aga see jätkusuutlik ja kui sul on see nagu oma nagu sükene nagu action plaan ja see action plaan ei tähenda seda, et ma nüüd lähen ja lõhun nagu mingeid tegevusi pigem,
vaid ongi see action plaan võib-olla see, et ma märkan enda vajadusi. Ma ütlen oma vajadused välja, et kui ma lähen peale ägedat koosolemist, võib-olla su kaaslane ei ole kaasas seal olnud, et sa hakkad jagama seda, et sa jagad oma kogemus, sa jagad oma tundeid, sa jagad oma vajadusi ja sealt hakkavad muutused toimuma ja kannatlikkust. No väga hästi panid sõnadesse selle kõik, et esimese hooga nagu tõmbas nagu sees nagu vaikseks kõik. Soovinudki nagu midagi lisada. See vaikus ongi oluline koht ka, et lubada endale seda vaikust, et sa hakkaks kuulama iseennast, et hästi tihti on, mida ma veel võib-olla, ma olengi teinud ühe artikli juba varasemalt, et on sisemiselt juba küpseb ka järgmine, et just tihti me ka kuulame just väljapoolt hästi palju neid uusi teadmisi. Et mina olen just läbi teinud nagu väga maise ja praktilise teekonna, et ma lõpetasin ülikooli. See oli mulle oluline etapp mul elus, et kui ma sealt nagu neid uusi teadmisi kogu aeg nagu peale saan, nagu, et siis lõpuks ongi see, et kelle teadmised siis on, kas need on minu teadmised või siis need on selle minu õpetaja teadmised või on see, kui ma olen käinud kuskil teistsugusel üritusel kui ülikool, et siis kes olen siis mina, et milline see minu identiteet on peale seda, et kui mul on need uued teadmised. Ja kas ma tsiteerin seda teist õpetajat või ma olen need teadmised teinud enda omaks, enda sisse integreerinud, samamoodi on see muutus. See on sisemine muutus, et selle muutusel on nii palju erinevaid tahke ja kuidas siis selle kõigega toime tulla, et tegelikult see ongi see, mida me ühendusel, festivalil, siis mina oma töötoas aitan teil iseenda sees mõista, kuidas sina just toime tuleksid, et see, me oleme küll seal grupina, aga ma loon selle ruumi, et sina saaksid luua selle vaikuse enda sees. Et sa näeksid seda, et kes sina täna oled peale seda isegi, kui sa oled tol hetkel võib-olla need erinevad töötoad juba läbi teinud. Jah, mind hästi just praegu kõnetas see, et kuidas nagu need teadmised kõik viia kooskõlla enda nagu sisemise teadmisega ja need nagu läbi oma kogemuse ära integreerida. Sain õigesti aru. Just. Et ma ise ka ikka päris tihti kuidagi kukun sellisesse kohta, kus mulle tundub, et pean nagu väljaspoolt ikka võimalikult palju mingeid erinevaid teadmisi saama. Ja mulle ka meeldib, kuidas sa tuletasid mulle meelde, et tegelikult kõige olulisem on see sisemine teadmine ja see selline, et ma võin kasutada väliseid teadmisi, aga nendest on kasu ainult siis, kui need on integreeritud nagu sellise sisemise teadmise ja enda kogemusega. Ja meil on tihti on ka see tunne, et me ei ole valmis. Et miks me seda kogu aeg väljapoolt justkui peaksime veel võtma infot sisse, veel õppima, veel kogema. Aga mis siis, kui sa võtaks kõik need teadmised, mis sa oled nende aastate jooksul, see ei pea aastat olema, see võib kuude jooksul või kas või viimase nädala jooksul, kui sa oled lugenud mitmeid raamatuid ja mitmeid märkamisi on. Et kui sa võtad need märkamised ja kas sa kirjutaks endale need lahti, mis see sinu jaoks tähendab, siis tegelikult on juba nii palju võimalik muuta enda sees ja mõista seda, et sa oled praegu juba piisav sellisena, nagu sa oled ja sinu sees on piisavalt teadmisi ja sa oskad neid väljendada ja kasutada täpselt sellel hetkel, kui sul vaja on. Et me ei vaja väljapoolt kogu aeg, me vajame vastutust võtta oma teadmistest ka. Et see muutuse ja vastutuse võtmine on siin ka selline see märksõna võib-olla. Hästi selline väestav koht. Et mul on praegu olemas kõik teadmised, mida ma hetkel oma elus vajan ja ma olen valmis tegema järgmisi samme. Ja liikuma oma visioonide suunas. Aga soovid sa veel midagi öelda inimestele? Vaikus on. Kuulake vaikust iseennast, lubage vaikusel endale ümber tulla, et te saaksite aru, et mis teie elus hetkel toimub. Kaardistage juba ühenduse festivali jaoks ära, et märgake, mis su elus on, märgake seda, mida sa vajad ja märgake, mis sinu sees toimub. Just.
nii et kui sa ei ole veel piletit soetanud ühendusfestivalile, siis teen nüüd reklaami ja kutsun sind taas kord. Fientas on piletid üleval. Kõige lihtsam minge www.ühendusest.ee ja sealt leiate kenasti ka piletiinfo ja programmi. Kõik info seal olemas. Ja tahan meelde tuletada, et meil on ka 1 päeva piletid müügis, et kui sa mingil põhjusel ei saa tulla 3 päevaks, siis saad kenasti endale valida siis endale sobiva päeva ja tulla siiski. Ja mis ma veel tahan meelde tuletada on see, et kuna majutust on see aasta meil tõesti natuke vähem, siis telkida saab ka, et meil on terve suur avar telkla seal, pesemisvõimalus on olemas, WC-d on olemas, kätepesujaamad on olemas. Ühesõnaga ärge pelgake tulla ka telgiga, et kenasti on ka see võimalus. Nii et näeme juba loodetavasti festivalil. Näeme festivalil, tule. Ja olge mõnusad. Tšau. Tšau.